Tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaardidelt, mida toob sulle september 2026. Panin teile valmis siis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks sellised poolvääriskividest tehted. Et täna on siin selline üsna roosa gamma, et esimeseks valikuks on siis roosa kvarts koos mäekristalliga, teiseks valikuks on siis matt roosa kvarts ja kolmandaks valikuks roosa kassisilm. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub. Aga alustame siis tänase kaardi ladumisega. Ja tere tulemast siis kõigepealt esimesele grupile. Sina, kes sa valisid siis selle mäekristalli ning roosa kvartsi kombinatsiooni. Et hästi selline ilus puhas energia, et mäekristall loobki aura väljas sellist puhtust, selgust ja roosa kvarts ongi siis armastuse kristall. Aga vaatame, mida räägivad sulle siis tarokaardid. Nii, kõigepealt tuleb sulle siis mõõkade kuus. See räägib seda, et raskem aeg jääb selja taha. Sa oled nüüd seljatanud mingisuguse raskuse ja sa liigud nii-öelda kergusega uude kaldasse. Tasa ja targu liigud paremuse poole. Tuleb ka välja siin siis selline kuninganna, kelleks on siis tulekuninganna, jäär läbi ambur tähemärkidest läbi, naisterahvas, kes seisab sirge seljaga, et tal on väga selline tohutu enesekindlus, eneseväärikus, et võib-olla midagi sinu sees muutub justkui nagu tulekuningannas, et sinus on rohkem tulisust, sütikust, julgust, pealehakkamist ja ka motivatsiooni. Ja kui ma sellest räägin, tuleb sulle ka maagikaart. Maag on meister manifesteerija. Maag loob oma elus uued algused, positiivsed uued algused, nii-öelda midagi realiseerub. Maagi pea kohal on ka lõpmatuse sümbol, see sümboliseerib küllust, külluse voogu. Ja mida ma märkan? Lauas on kõik tööriistad. Sau, mõõk, peeker, münt. Sul on olemas kõik tööriistad, et luua. Et hästi selline positiivne voog, midagi uuesti alustada, midagi uuesti luua, et sa midagi muudad nii kardinaalselt, et mingi vana elutsükkel siin kindlasti saab läbi, võib-olla sa seljatad mingid vanad mustrid, mingisugused harjumused, mida sa oled nagu muutnud ja nüüd sinus on väga hea tasakaal. Et siin on siis naisterahvas, kes seisab ühe jala peal, tal on justkui käes 2 võluklepikest, ta loob endale täpselt sellise reaalsuse, nagu ta ise soovib. Nii-öelda oma elu kujundaja, oma saatuse sepp nii-öelda ja väga hea energia just uuesti alustada, mingi vana tsükkel lõpetada. See võib tähistada ka kolimist, reisimist, muutuseid, ehk kogu maailm on sinu käes. Sinu enda käes on kujundada uus nägemus, uus maailmapilt, kõik on sinu enda luua. Väga enesekindel, väga teotahteline, selline energia tuleb siis maailmakaardiga läbi. Et see võib puudutada siis erinevaid eluaspekte sul siin, et töö, tervis, karjäär, suhted ja sind soosib ka tunnustusvõit. Nii-öelda kaart, mis ütleb, et see on võidukaart. Nii-öelda sind hakatakse rohkem märkama, sind hakatakse rohkem tunnustama ja väärtustama. Ehk sa liigud võidu suunas ja sa teed seda kuidagi hästi loomulikult, hästi graatsiliselt, hästi kuidagi julgelt lähened sellele, et sa tead enda väärtust. Valge ratsu tähistab ka edasi liikumist, et siin siis september toob sulle progressi, muutuseid ja just selles osas on siin hästi palju liikumist, et see nagu alustasimegi selle mõõkade kuuega, et sa liigud võib-olla esialgu natuke vaiksemalt, tasapisi, siis sinusse tuleb seda rohkem enesekindlust, teotahet, julgust muuta ja sa võtad nii-öelda ohjad enda kätte. Sa oled see meister manifesteerija, sa oled oma elu looja, sa oledki see maag ja sa lood midagi hästi maagilist. Maagilised uued algused, mingi vana tsükkel saab läbi ja sa lood palju parema mustri ja teadlikuma lähenemisviisi, et sind soosib nii äkna see võit. Nii, aga ma võtaks romantika ingritelt sulle ka ühe
kaardi, vaatame, mida on oodata armastuses. Nii, väljenda armastust, väljenda tundeid, mine vooluga kaasa. Ehk tõenäoliselt on siin su ellu tulemas mingi kogemus, kus sulle öeldakse, et ole rohkem hetkes, väärtusta rohkem seda praegust hetke. Haljakaartidest tuleb nüüd läbi küll see, et kellelgi võib olla mingit laadi kohustusi siin elus ja kuidagi need kohustused võivad siis mingil määral sellist romantilist suhtetasandit siin mõjutada, et kohustused või koormad, mis on kanda, aga vaatamata sellele unistused saavad teoks. Ehk nii-öelda vikerkaar on väljas, nii-öelda väga selline mänguline energia, et justkui naudid kõiki elu värve ja seda nagu kõikide meeltega. Nii, ma võtaks siia siis ka valguselu ja sõnumi, vaatame ise, võtan enda kaardipakist ka mõned kaardid siis, et midagi on ka väärt ootamist, jumelik ajastus on töös, tõeline armastus ei küsi aega ega kohta, isegi kui siin on mingit laadi kohustusi, koormaid sinu õlgadel, sa kuidagi seljatad ka mingid vanad raskused ja sa ei pea otseselt ootama, vaid sa pead elamagi nagu hetkes. Kui sul on olnud mingisugune emotsionaalne olukord, situatsioon, mis vajab tervendust, siis mine loodusesse. Võib-olla sa vajad rohkem sellist vaikust, rahu, kogemaks ka sellist meeleseisundist, mis hoiab sinu südant rohkem. Ehk su südamesse on vaja rohkem valgust, ruumi ja kuidagi looduse tervendav jõud või looduse vägi aitab sul seda luua. Et luba tunda kõiki emotsioone, imed on naasemas kohe, kui sina oled tervenenud. Ja mida ma näen, siin on imekaunis paar, kes hoiab teineteisel käest kinni, siin on telepaatiline ühendus, siin on justkui visuaalselt see silmside, olukord, situatsioon, kus hinged on alati tegelikult omavahel ühendatud ja sa tunnedki seda läbi oma südamekeskuse ja silmad on justkui hinge peegel. Tunne armastus selles hetkes, mingi ilus hetk, mis meenub justkui südame tasandil sulle. Hetkel nagu tajun sellist vibratsiooni, et väga kaunis paar. Et sügav hingeühendus, midagi on joondumises justkui hinge tasandil. Võtame siis ka haldja kaardikese, vaatame siis, mida toob september selles mõttes. Läbi muusika sa saad ka sellist nagu väärtuslikku teavet, võib-olla mingi viisijupik, mingi laul meenutab sulle midagi, kus on selline sügavam sõnum, mis on väga selline hingestatud, võib-olla sa teed ise muusikat või kuidagi sa oled muusikaga väga sügavalt seotud, et muusika parandab meeleolu, elustab mälestusi, võlub haljad sinu juurde. Võib-olla sa tahad tantsida läbi muusika, võib-olla sa tahad oma kuidagi ennast rohkem väljendada läbi muusika, et võta seda sõnumit praegu siit nii, kuidas sulle õige tundub, et kuula tähelepanelikult. Ja teine haljakaart, mis on mõõdukus. Mõõdukus on alati seotud tervenduse, tasakaaluga, balansseerimisega. Kas see on midagi, mille kohta sa tead, et sa justkui natukene liiga palju võib-olla piitsutad ennast mingis eluvaldkonnas, olgu see siis seotud sinu kehaga, võib-olla sa pead äärmuslikku dieeti või sa teed väga sellist nagu tugevat trenni või midagi, et nagu midagi sa peaksid võib-olla natukene balansseerima või muutma rohkem nagu vabamaks või sa nagu töötad üle või töö on kuidagi, et elus oleks nagu asjad paremini balansis ja haljad ütlevadki sulle seda, et midagi balansseerub, midagi tasakaalustub ja sinu huulil on taaskord naeratus, rõõm, tänulikkus, kõik see positiivne. Seega selle esimese grupi ladumine tuli selline hästi nagu helge, kerge, täis sellist optimismi ja häid soove. Nii-öelda, et sa saad soovida midagi, mis realiseerub, sa saad midagi oma ellu tuua väga väärtuslikul kujul ja see on kõik sinu enda luua. Et see oli praegult siis siin kaartides siis esimesele grupile. Ja kui sind nagu
jah, see võit või võidukaart ka võib-olla praegult kuidagi inspireerib, siis tea, et sinuni tuleb võit mingis küsimuses. Mingi olukord, mis laheneb sinu kasuks. Sa saavutad seal selle tunnustuse, võidu ning heaolu. Nii, aga aitäh siis esimesele grupile. Sina, kes sa valisid selle ilusa südame, mis tegelikult särab siin ja ka selle puhta mäekristalliruusa kombinatsiooni. Aitäh sulle! Nii, aga liigume edasi järgmise valiku juurde. Tere siis teisele grupile, sina, kes sa valisid selle mati käeeht, et on selline hästi nagu ka puhas energia, siin on ilusad 2 südant, mis on omavahel siis lõimunud, et väga selline huvitav siis kombinatsioon, aga vaatame, mis siis tarokaardid sulle räägivad, et siin on siis kõigepealt sauade 9. Võib-olla sa tunned, et mingi olukord, situatsioon on tekitanud sellise nagu vastupanu või vastasseisu sinus. Et ma tajun, et see muutub. Siin on siis olemas ka kaart, mis räägib tegelikult julgusest. On siin siis sauade rüütel, ehk siis sauade rüütel on ka selline julge pealehakkuja, tohutu selline tegutseja, siin on väga palju kirge, keegi, kes on väga nägus, väga sportlik, võib-olla ka ta on nagu selline hästi spontaanne, et siin on selline, kuidagi ma tajun sellist nagu maskuliinset energiat, et väga-väga selline julge ning sportlik nagu olukord, kus sa tunned ka siis tohutut sellist nagu kirge. Müntide 4 räägib meile sellistest tugevatest alustaladest, aga kuigi see on nagu maaelemendi kaart, siis siin kaardipakis on seal taamal justkui selline kosk, on ju, et kuidagi nagu asjad lähevad paremasse voolamisse ja siin nagu sa oled nagu tasakaalus, et sul on nagu selline hea energia tasakaalustada midagi, ehk siis justkui 4 alustala vundamendi posti, mis sa nagu paned paremini paika. Et väga palju on seda tuleenergiat, aga kuidagi see maaenergia siin natukene siis tasakaalustab. Teine selline väga positiivne sõnum siin ongi see, et su ellu tahab tulla keegi, kellel on sinu vastu tunded, ehk siis karikate kuningas on emotsionaalselt küps meesterahvas. Võib-olla tema olemus on praegult natukene selline nukker või natukene endasse tõmbunud, aga tema käes on see täidetud karikas. Siin on see soov nagu see karikas sinuni tuua, armastust jagada ja hästi sellisel puhtal kujul, ehk siis tunded lähevad rohkem voolamisse, emotsioonid, tunded. Võtame ühe kaardi veel. Nii, teisele grupile oleks ühte konkreetset sõnumit siis. Nii, teine grupp. Okei, ma ütlesin 1 sõnu, nagu näha. Kaardidel on palju rohkem öelda. Kõigepealt tuleb siis kaart, mis räägib meile valikutest, valikutega silmitsi seismisest. Siin on see naisterahvas, kes hoiab käes justkui seda pärlit. Ma tajun seda, et see on justkui tema hinge süda, hingepärl, justkui selline hästi sügav emotsionaalne tasand selle koha pealt. Tuleb ka mõõkade kuningas. Väga palju sellist meesenergiat on tõesti sauade rüütel, mõõkade kuningas, karikate kuningas, et väga palju erinevaid tähemärke on tegelikult siin esindatud, on ju. Tulemärk, veemärk, õhuelement, aga õhuelemendi kuningas on hästi ratsionaalne, hästi selline mõtleb oma otsused läbi. Tal on raske tegelikult just oma südant avada, sest ta on väga selline oma nagu mõtetes kinni, võib-olla mõtleb üle. Aga mida ma märkan? Lõpuks tuleb tasakaal, midagi balansseerub, midagi tasakaalustub ja tuleb ka sellist kergust, mängulisust rohkem su ellu. Ehk siis müntide 6 räägib balansseerimisest, tasakaalustamisest, kerguse kandmisest ning võtmisest. Et selle teise grupi energia on nüüd siin selline, et võib-olla siin on see vastasseis või kuidagi mingisugune barjäär nii-öelda selle sauade 9 näol.
mingi olukord, kus sa tunned, et sa ei jaksa nagu edasi võidelda, aga sa lubadki nagu asjad nagu rohkem sellisesse nagu kulgemisse. Ja kindlasti siin on keegi, kes mõtleb sulle ja võib-olla sa seisad siin silmitsi mitmete erinevate valikutega. Siin on väga palju tõesti sellist nagu tunnete voogu, tunnete tasandit, aga see naisterahvas on väga graatsiline, väga ilus ja tõesti lausa eriline pärl. Et selles mõttes sa siin mõtle oma nii-öelda unikaalsuse üle, kui eriline on sinu südamesära. Et kellele sa selle nagu avad või kingid, et kes võtab vastu selle pärli, mis on sinu käes. Nii, valikutega silmitsi seismine, aga need valikud tulevad ikkagi südamest ja südamehääle kuulamisest. Midagi, mis paneb sinu südame tantsima, hinge helisema, sa valid selle ja sa teed seda hästi puhtalt. Ja võtame siis romantika hingelt ka ühe soovituskaardi sulle siia. Palun siis selget sõnumit. Sa väärid armastust, sa oled väärtuslik ja just see nagu inglite julgustav toetus, et sa oled väärt kõike head. Sa oled väärt sellist nagu head kogemust, armastavat kogemust. Ja siinkohal tõesti enda väärtust. Ja siin on selline armumise energia, et justkui selline mõistmine, et jah, tema on see õige. Siin on selline taipamine ja tuleb ka elupartneri kaart. Keegi, kellega on väga hea potentsiaal koos, luua koos nii-öelda tugevat vundamenti rajada. Et selline positiivne sõnum siis haljatelt, et sinu armuelu muutub stabiilsemaks, turvalisemaks, et kui siin on algul sellist nagu võib-olla pöörast kirget ja tormi nii-öelda tunnete tasandil, et meil oli siin see tulerüütel, siis see armumise energia muutub nagu edasi selliseks turvalisemaks, stabiilsemaks, et ei ole enam justkui nii kaootiline, et siin on soov ka ühist tulevikku rajada või tulevikku luua ja seal on see oma visioon ka olemas sellest enda tulevikust selle inimesega või mida te tahate nagu koos teha, koos planeerite siis. Head kaardid sulle siis septembrikuus siis. Imeline teekond siin tegelikult, et sa oled jõudnud sellisele armastuse platvormile, mille loojaks oled sina. Soovi üks soov puhtalt ja selgelt, see on sinu. Sa saad selle soovi, see täitub juba septembris. Küllus kasvab läbi armastuse väe, võttes iga päev aega armastuse väljendamiseks, jõuab küllus sinuni mitmekordselt. Ka ilus sõnum sulle siin, et väärtusta iseennast, poputa iseennast. Siin on ka üks imeline lapse hing, üks imeline hing on endale vanemad valinud, elu hakkab sättima teid sellele kursile. Ehk siin on selline hästi puhas energia, see võib tähistada sellist puhast, värsket, uut algust, aga kellegile võib ka tähistada seda tõesti, et siin on hästi viljakas energia, emadust, uute nii-öelda algust siin elus, kus sa loodki sellise platvormi uue elu loomiseks, uue elu nii-öelda uus elu tahab sündida, et väga puhas energia, tingimusteta armastusenergia selle väikelapse beebi näol, et see on selline rikkumata energia, nii puhas, nii pehme, nii hea tunne tekib, kui vaatad seda kaarti, see on lihtsalt imeline. Okei, et hästi palju nagu muutub just su elus unistuste näol, su soovide näol ja midagi on hästi helges muutumises. Nii, ja ma võtan sulle siis ka mõne siis halge sõnumi. Teine grupp, uute talve, ehk siis midagi võib-olla muutub just talvekuudel.
külmadel talvekuudel aitab talvekuninganna täituda su suurimatel südamesoovidel, juhul kui su kavatsus on mõeldud kõigi suurimaks hüvanguks ehk mingi energeetiline võib-olla nihe just ajastuse koha pealt, et me küsime praegult septembri kohta, et see on nagu sügise algus, aga mingi suur muutus just ajastuse koha pealt võib tulla siis just ka talvekuudel ehk siis talvisel ajal. Ja sulle tuleb ka sisemise sära kaart ja siin on selline imeline haljas, kes kannab seda sisemist sära ja ma rääkisin ennem ka sellest justkui sellest pärlist, et tõeline ilu särab seestpoolt väljapoole ja sul on aeg särada. On aeg olla enesega rahul ja paljastada oma tõeline ilu. Ehk sinus on see puhtus, autentsus ja südamlikkus, mis on sinu nii-öelda vooruseks. Väga ilus haldjakaart siin, sära seestpoolt väljapoole, et sinu silmades oleks sära rõõm ning selline helge ning ilus energia. Sul on väga selline positiivne aura, nii ma tajun. Ja see tõmbabki sulle siis häid kogemusi just sellise külluse näol, just see sinu positiivne aura, sinu voog. Nii, aga selline tuli siis teise grupi ladumine, et ma soovin sulle kõike head ja ma loodan, et see kaardi ladumine natukene inspireeris sind. Nii, aitäh siis teisele grupile ja liigume edasi kolmanda valiku juurde. Kolmandaks valikuks on kassisilm. Kõiksugused silmalised on kaitsekristallid ja nii-öelda võiks öelda, et sulle pannakse kaitsev silm peale. Nii, kõigepealt tuleb saatan. Saatan võib rääkida mingisugusest pahest, mingisugusest olukorrast, situatsioonist, võib-olla millest sa tahaksid vabaneda. Siis tuleb sulle ka kaart, mis räägib kiiretest muutustest, ehk siis õhuelemendi rüütel. Õhuelemendi rüütel on selline kiire tegutseja. Ta ei oota, ta tegutseb spontaanselt, võib-olla ta ei mõtle, ta tuleb, see võib ka tähistada kommunikatsiooni, suhtlust. Et samas ma näen ka sellist natukene sellist nagu kaitses olemist, et see rüütel tegelikult on selline natukene võitlus valmis, kannab seda raudrüüd. Midagi muutub kardinaalselt, nii-öelda õhk läheb selgeks, klaariks, puhtaks ehk tornimoment, mis kirgastab. Et ma tajun sellist, pigem nagu sellist head torni momenti su elus, et see võib tuua sulle mingisuguse sõnumi teada anda, mis tegelikult pigem motiveerib sind. Ehk siis baasid on meile sõnumi toojad ja siin on siis tulebaas. Võib-olla sul on olnud olukord, kus su süda on natukene haiget saanud, et siin on midagi seoses ka südamega, südame tervendusega, aga sinule nagu soovitus siin, et ava taaskord oma süda, midagi, mis kirgastas sind, midagi, mis avas ja avardas sinu nagu nägemust, midagi on nagu muutunud sinu enda sees. Sa muudad mingit vanad mustrit, sa ei lähe tagasi nagu mingisse sellisesse energiasse, kus sa tunned nagu sellist takistusi või takerdumist, et saatan on alati siis kaart, mis räägib nagu sellisest nagu kinni olemisest või jah, nagu ongi ta võib-olla mingit laadi sõltuvus, mis paneb sinuga südame lukku mingis osas, on ja, et vabane sellest, siin on hästi selline kirgastav energia, siin on midagi hästi sellist väärtuslikku, et õhk läheb selgeks, õhk läheb klaariks, õhk läheb puhtaks. Keegi liigub sinu suunas, keegi tahab sinuga suhelda, siin on kommunikatsiooni, siin on soovi nagu võib-olla rääkida ka asjad selgeks ja see sõnum tuleb tegelikult üsna pea, sest nagu tulebaas on hästi sellise kiire energiaga. Ära nukrutse, ära hoia ennast nagu sellises kookonis, vabasta mingid hirmud enda seest, mis on seotud siis südamega, südamevaluga, et su süda saaks taaskord heliseda. Nii, ma võtan armastuse koha pealt sulle nõuande kaart, et siin on ilmselt praegult väga-väga vaja seda sõnumit. Ilus inglite nii-öelda toetus sulle, et midagi on väärt ootamist, jumalik ajastus on töös. Midagi pidi siin elus nõndaviisi juhtuma, mingisugune nii-öelda jumalik sekkumine, et midagi, mis on seotud siis ajastusega.
aga vaat, kui ilus tegelikult on vaadata seda kaarti, kui need inglid on siin sinu selja taga. Et justkui olukorra üle on justkui kõrgematel jõududel kontroll, et midagi siin elus on saatuse poolt sulle nõndaviisi määratud, et see ajastus või ajastuslik nihe või see tornimoment nii ehk naapidi juhtuma või toimuma. Et saavutada nii-öelda parem tulemus. Mis veel? Võtame haldjatelt ka lisakaarti just armastuse koha pealt. Ja sul oli tegelikult seda kaitset vaja, et sul oli see kassisilm, on ju. Mineviku teemad. Võib-olla mingid mineviku mustrid võivad üles kerkida, mingisugused mineviku haavad, mis on lahti kistud. Et puhastama energiaväli. Ja siin on tõesti spirituaalne kasv, tõesti ka selline personaalne edasiminek just sügavuti, spirituaalses võtmes on siin tohutu kasv. Ja see suhe on väga selline õpetlik sulle, tohutu füüsiline tõmme kellegi poole, nii-öelda selline lausa gravitatsiooniline tõmme, keegi, kes sind ihaldab, keegi, kes sind nii-öelda energeetiliselt kuidagi nagu, võib-olla siin on jah, see nagu kire energia, nii ma tajun, et aga see kirglikkus või kirg ühtlasi ka justkui motiveerib muutustele, motiveerib ka sellist nagu tohutult suurt sellist spirituaalset kasvu. Väga huvitav. Et selline, ma tahaks öelda, et nagu väga selline nagu kiiresti muutuvad energiat siin, et see torn ja kõik siis selline nagu mingid sõnumid, mis tulevad sulle, mingisugune muutus, kus sa nagu arutadki lahti ennast nagu minevikust ja hästi selline õpetlik, kasvatab sind tohutult. Aga see on hästi selline positiivne, sest ma tajun seda, et see muudab sinu enda sees nii palju. Nii, aga vaatame, mis siis haldjakaardid sulle siia ütlevad siis september. Kaitse. Ma ei tea, miks sul on kaitset vaja. Seda on sul praegu vaja. Tee ümber enda kaitsemull, kaitsering. Just nagu kaitsehaldjad ümbritsevad sind just selle maagilise armastuse ja valguse ringiga. Enne igat vaimse töö alustamist või kui sa teed mingisuguse meditatsiooni või praktika, siis ka maanda ennast korralikult, balansseeri ennast. Sa vajad hetkel rohkem nagu kaitset hinge tasandil, südame tasandil, emotsionaalsel tasandil, et see on ülioluline hetkel. Nii, vaatame, mis siit veel ka. Tervendamine. Nüüd on aeg käest tervendada teisi või lasta ka end tervendada. Igal inimesel on loomulik võime tervendada ennast ja ka siis nii-öelda ka teisi tegelikult. Ja ka sinul. Ja võib-olla sa teed midagi oma kätega. Siin on selline hästi maagiline energia. Taaskord nagu sellised vikerkaare värvid, väga selline värvikas energeetika, et justkui selline vikerkaare sild, mis tuleb ta kuidagi sinu maagilise aura värvid kuidagi nii, ma tajun, on justkui siin praegu kajastatud. Väga vastuvõttev tegelikult justkui tervendusele, väga vastuvõttev armastusele, väga vastuvõttev ka justkui sellise valguse poole. Ja väga huvitav on see, et ma ei ole veel võtnud iseenda kaarte, et nüüd peaks natuke teises järjestuses, aga ju siis pidi praegu 3. grupile olema nii, et ma võtan kõige lõpuks siis valguselooja sõnumi. Ja 3 kaarti tahab siit tulla korraga välja. Nii ilus ingel, kui hakuti nende inglitega siin. Nii puhas energia. Sinu hing on hoitud, samuti sinu teine pool. Ära muretse, teid toetab valguse vägi. Ja see valguse vägi ongi see, mis kaitseb. See puhas valgus. See nagu ületab kõik barjäärid, isegi kui siin oli see saatan, siin olid mingid takistused, siin oli see torn. See valguse vägi hoiab sind ja sinu hingepartnerit, sinu teist poolt.
sinu unistused täituvad peagi, inglite soov on, et laseksid lahti kergusega, sest tõeline armastus voolab vabalt. siin on see valge ratsu, kes vabaneb. ja justkui vabadus, ka hingamisruum teineteisele. Võib-olla sa oled püüdnud mingit olukorda liialt kontrollida või hoida oma kontrolli all. Et saatan tähistab ka seda kontrolli või kontrollivajadust, sa ei pea seda kontrollima. Usalda see justkui oma saatus või oma saatuse teekond natuke vabamaks. Ja tea, et see juba septembris toimub see muutus sellise vabanemise näol. Sest tema silmad imetlevad sind, tema süda otsib sind, see kogemus on peagi käes. Jäta see endale meelde. Oled nii hoitud ja armastatud selles hetkes. Ja mida ma näen, see meesterahvas väga hoiab seda naist. Ta nii hoiab seda ja see tunne, et sa oled hoitud ning armastatud, ongi kõige väärtuslikum. Nii ma tajun. Ja juba septembris on tulemas su ellu selline kogemus, kus sa tunnedki seda oma südames, et sa oled nii hoitud ja armastatud selles hetkes. Ja nii see on. Nii, aga selline tuli siis 3. grupi ladumine, et ma loodan, et sa leidsid siit oma tõe, oma nägemuse ja kõik lähebki hästi. Mina tänan kõiki, kes on tulnud vaatama minu kaardilugemisi siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!